Tervist, Evelin Poolamets. Sina said väga tugeva mandaadi EKRE volikogul Paides ja sind valiti nii-öelda tagasi EKRE volikogu esimeheks. Palju õnne! Aitäh ja ma olen tõesti väga tänulik selle võimaluse eest, et ma saan EKRE volikogut juhtida. Mul on oma nägemus, ma leian, et me peame sellel hetkel, kui meil on kohale tulnud üle Eesti ringkondade juhid, osakondade juhid, et nende ajupotentsiaali ära kasutada, nende häid mõtteid võtta erakonna juhtimisse. Jah, et olin ka ise volikogus kohal ja nagu EKRE volikogu avalduse lõpetas lause, et EKRE on vastutuseks valmis, et nägin, et sa olid kohe vastutuseks valmis. Jah, seda on küll, et eks see on treeningu tulemus, et EKRE on ju inimeste ainukene lootus ka, et kui me vaatame, kuidas maksud tõusevad, kuidas elu eriti maapiirkondades järjest raskemaks läheb, automaks mõjutab, siis ei saa ju see lõpmatuseni kesta. Et kui meil tuleks näiteks erakorralised valimised, siis EKRE on vastutuseks valmis, on valmis võtma valitsusvastutust ja muutma olukorda. Kui me mõtleme 2019. aasta peale, me olime sarnases olukorras, võib-olla isegi natuke paremas olukorras. Samuti rääkisime teemadel, et maksud tuleb langetada, et siis hakkab makse palju paremini laekuma. Ja nagu EKRE läks valitsusse, makse langetati. Tänu EKRE-le tegi Eesti Euroopa kõrgema majanduskasvu. Just, et sama selles volikogu kandideerimiskõnes ütlesid, et sul on jaksu ja jõudu erakonna töösse panustada. Et sa oled ju Riigikogu liige, sa oled volikogu aseesimees, sa oled väga aktiivsed ka erakonna töös, samas sa ole ikkagi, sul on suur majapidamine, sa oled ema ja abikaasa. Et kus sa võtad selle energia? Eks öeldakse, et kes teeb, see jõuab, aga kui vaadata, kui palju me kõik panustame seda vabatahtlikku tööd, et EKRE on nähtavasti ainus erakond, kellel on peaaegu igas omavalitsuses oma esindus olemas. Meil on peaaegu kõigis omavalitsustes ka volikogu liikmed ja ma usun, et saab ainult paremaks minna, et me teeme ka kohalike omavalitsuste valimistel väga hea tulemuse ja see, et meil on selline meeskond, annabki jõudu ja annabki energiat ja me ju võitleme nii õigete asjade eest ja see, kui sa tunned, et sa teed õiget asja, siis sa saadki selle energia ka. Just, ja sinu üks väga oluline missioon, mida sa oled igas oma kõnes ja esinemises rõhutanud, on see, et konservatiivsel tiival oleks rohkem naispoliitikuid. Et kui oluline see sinu jaoks on? Väga oluline, sest tegelikult kõik need liberaalsed väärtused ju kahjustavad eelkõige naiste huve. Et kui me vaatame, mida tegi meie vasakliberaalne valitsus esimese asjana, kärpis perede toetust, võeti lastetoetusi vähemaks ja kodus olevatelt emadelt võeti tervisekindlustus ära, et tegelikult ei küsinud ju keegi naistelt ka seda võimalust, et äkki ma ei tahagi kogu aeg karjääri teha, äkki ma tahan perega koos olla, äkki ma tahan lapsi kasvatada, et kus need võimalused on ja konservatiivsed naised saavad seista nende naiste eest, kes tahavad kasvatada lapsi, tahavad olla emad, et emadust ei saa niimoodi alavääristada, nagu see vasak liberaalsus hetkel teeb. Tuletame meelde kas või ETV aastavahetuse saate, kuidas naisi, kellel on palju lapsi, naeruvääristatakse ja ma ei teagi, milline saab olla sellise väärtuste kandja pikk plaan, kui meil ei ole lapsi, meil ei ole ka ju riiki mingil hetkel. Just, eks ole, ja EKRE volikogu avaldus oli ka nüüd julgeoleku teemal, et kui me ei väärtusta oma inimesi, et siis me paneme ka riigi väga raskesse julgeoleku situatsiooni. Et kommenteerigi paari sõnaga seda volikogu avaldust ka. Jah, et kui me ei sea esikohale oma Eesti inimest, et see tekitab olukorraks, meil ei ole mingil hetkel ju riiki, mida kaitsta. Ja need uuringudki näitavad, kuidas inimesed enam ei tunne sellist ühisosa riigiga. See ongi julgeolekuoht, kui meie tublid noored lähevad välismaale. Nad rajavad sinna oma elu ja ei olegi mingil hetkel meil mehi, keda siis püsi alla saata, et kõik need
arengud, mis Reformierakonna juhtimisel ellu viiakse, vähendavad sellist rahvuslikku ühtekuuluvustunnet, vähendavad patriotismi, vähendavad ka inimeste võimet nagu mõelda sellele, sest kui sa oled igapäevaselt seotud maksude maksmisega ja leiva teenimisega, siis sa ei suudagi mingil hetkel mõeldagi millegi muu peale kui igapäevasele toimetulekule. Ja mina tahan öelda, see küll kõlab võib-olla tuntavalt, aga ka toimetulek on julgeolek.